nii, aga tere tulemast siis nii Zoomi kuulajatele kui nendele, kes siia ruumi on tulnud kuulama siis juhtide uuringu 2024. aasta uuringu tulemuste tutvustust. Ja me oleme planeerinud hetkel, et me arutame ja kuulame neid esialgsete tulemuste esitlust umbes 2 tundi, aga me oleme suhteliselt paindlikud aja osas ehk siis ei hakanudki minuti pealt panema siia paika, et mis kell me mis teemast räägime. Me alustame uuringu tutvustusega. Seejärel Daniel saab rääkida õppimist toetavatest juhtimisviisidest. Eve räägib meile töömotivatsioonist ja täpsemalt siis juhtkonna liikmete psühholoogiliste baasvajaduste rahuldatusest. Markus tutvustab töö väljakutsete ja ressurssidega seotud tulemusi ja Lisette ühineb meiega Zoomist ja räägib siis juhtide teadus- ja tõenduspõhistest hoiakutest ja praktikatest ja lõpus on üldine arutelu. Aga me leppisime kokku ka, et kohe iga teema lõpus ja võib-olla vajadusel ka keskel saate esitada küsimusi ehk siis teeme sellist jooksvat arutelu ka, et ei pea lõpuni ootama, et oma mõtteid ja küsimusi äh, küsida. Aga alustame siis uuringu tutvustusega ja selle uuringu eesmärk on siis kaardistada üldhariduskoolide juhtkondade liikmete arvamused ja hoiakud seoses siis erinevate koolielu puudutavate teemadega. Ja juhtide uuring toimus esimest korda ja paralleelselt siis õpetaja uurimusega. Uuringusse registreerus 133 kooli ja siis koolide kontaktid registreerisid teised juhtkonna liikmed, kes siis sellest antud uuringust võiksid osa võtta. Lõpuks vastas küsimustikule juhtkondade liikmeid siis 132 koolist ja need kokku siis 462 erinevat juhtkonna liiget. Uuring toimus sellel aastal novembris algusest detsembri keskpaigani ja vastamine Qualtrics'i keskkonnas ja küsimustik oli üpris mahukas ja võttis aega vastamine umbes 30 minutit. Küsimustik koosnes nii kinnistest küsimustest kui avatud küsimustest ja üks avatud küsimus, mida me juhtkonna liikmetelt küsisime, oli ka näiteks, et mis on teie arvates kõige olulisem asi, mis peaks teie koolis või siis teie töös lähiaastatel muutuma. Natukene siis osalejate tausta kohta, et osales väga erinevatest koolide tüüpidest meil inimesi ehk siis nii lasteaed algkoolidest kui ka algkoolidest, kus siis õpitakse ainult näiteks 1. kuni 3. klassini. Kõige rohkem juhtkonna liikmeid vastas põhikoolidest, riigigümnaasiumitest, aga ka täistsükli koolidest. Kõige enam juhtkonna liikmeid vastas siis koolidest, kus pidaja on kohalik omavalitsus, ka riigist, riik pidajana nendest koolidest vastas 134 juhti ja 20 juhtkonna liiget vastas siis koolist, kus pidaja on eraõiguslik juriidiline isik. Kõige rohkem ametite järgi osales juhtkonna liikmeid siis õppejuhtide hulgast, koolijuhtide hulgast ja siis oleme eraldi välja toonud ka õppekorraldusjuhid, arendusjuhid, huvijuhid, haridustehnoloogid ja suur grupp oli ka muu ameti esindajad ehk siis näiteks õpetajaid, haldusjuhte, HEVCO-sid, IT-juhte, juhiabisid ja nii edasi. Sooliselt siis jagunesid vastajad selliselt, et 78% umbes olid naised, ligi 16% mehed ja sarnaselt õpetaja uurimusele umbes 1,3% ehk siis 6 vastajat ei soovinud oma sugu avaldada.
juhtkonna liikmete keskmine vanus oli 46,7 aastat. Noorim vastanu oli 21-aastane ja vanim 79-aastane. Ja tööstaaži praegusel kohal küsisime ka ja keskmiselt oli see 6,3 aastat ja lühim aeg oli siis alla aasta ja pikim 32 aastat. Kõige enam oli eesti emakeelega vastajaid, siis vene emakeelega ja muu emakeelega vastajaid oli 4. Haridustaseme osas väga sarnane muster nagu õpetaja uuringuski, kõige enam on magistrikraadiga juhtkonna liikmeid, aga ka rakenduskõrghariduse ja bakalaureusekraadiga inimesi. Ja teemad, mida seekordses uuringus käsitlesime, olid seotud siis töömotivatsiooniga ehk siis psühholoogiliste baasvajaduste rahuldatus, õppimist toetavad juhtimisviisid, teadus- ja tõenduspõhisusega seotud hoiakud ja lisaks veel tööga seotud väljakutsed ja ressursid, inimestevahelised suhted ja juhtimine, ootused juhile ja ka soolised uskumused. Esimesed 5 teemat tulevad siis täna ka tutvustusele ja sooliste uskumuste kohta. Täna kahjuks aega ei leidnud, aga eile me rääkisime sellest teemast näiteks õpetaja uurimuse kontekstis, ehk siis kui kedagi huvitab, siis ütleme paari nädala jooksul kindlasti saate ka neid eilse kohtumise salvestusi vaadata ja siis täpsemalt seda teemat tundma õppida. Aga tulemusi siis esitasime nii, et iga vastaja sai siis oma individuaalsed tulemused. Me lõime igale vastanule oma koodi, mida teab siis tema ise. Et seda ei tea mitte keegi teine peale uuringu meeskonna ühe liikme ja siis selle indiviidi ise enda. Et ja seda koodi ei pea ka kellegiga jagama juhul, kui sa just või juhul, kui vastanu ise ei soovi seda teha. Tulemused oleme kooliuuringu kodulehel esitanud teemade kaupa, nii nagu õpetaja uurimuse puhulgi. Ja siis erinevalt võib-olla õpetaja uurimusest me ei esitanud tulemusi pilvejoonistel, sest need oleks muutunud loetamatuks, kuna vastanuid oli üle 400 ja isegi kui me jätame sinna ametite kaupa need tulemused, siis ka seal ikkagi on seda tulemusi põhimõtteliselt võimatu välja lugeda. Ehk siis esitasime tabelites, kus on siis välja toodud erinevate kas siis üksikväidete või siis koondtunnuste põhjal inimeste ehk siis vastanute aritmeetilised keskmised, standardhälved ja siis statistiliselt oluline erinevus sama ametirühma keskmisest. Ehk siis kui tegemist on näiteks koolijuhiga, siis tema tulemusi me võrdlesime teiste koolijuhtide keskmisega või kui tegemist on näiteks haridustehnoloogiga, siis tema tulemusi me võrdlesime haridustehnoloogide grupi keskmisega. Need tulemused on siis, nagu ma ütlesin, kooliuuringu kodulehel olemas. Kui ma korraks saaksin siit välja. Seal. Võtan ette selle. Jah, ja kooliuuringu kodulehel te leiate need tulemused siis siin vasakul pool, et õpetaja uurimuse selleaastased tulemused on siin lingi taga ja juhtide uuringu tulemused on siis siin vasakul menüüs. Ja allapoole kerides esiteks me oleme välja toonud uuringu tutvustuse jällegi kord ja siis ka väikene video ja selgitus, kuidas neid tulemusi siis vaadata. Ja ma korraks ka näitan ühe näite põhjal, võtame näiteks siit õppimist toetavad juhtimisviisid. Me oleme täpselt välja toonud, et mille põhjal need väited, mis küsimustikus olid, on koostatud, kui head on nende sisemine reliaapsus ehk siis küsimustiku headuse näitajad, ilusti kõik väited, mis nende koondtunnuste alla siis kuuluvad ja ka sellised lühinimed siis iga koondtunnuse kohta. Ja siis siin saabki iga vastaja
kes selles uuringus osales, siis näiteks välja otsida enda koodi, oletame, et mina osalesin, minu kood oli näiteks 9, siis ma saan enda tulemusi siin vaadata. Või siis vaadata näiteks ka ma olen siin, ahah, ma olen koolijuht, okei, väga hea. Paneme tagasi kõik ja ma tahan vaadata näiteks ainult koolijuhte, siis ma valin siit näiteks ainult koolijuhid ja saan siin tulemusi vaadata. Siin millegipärast see keskkond, kus me neid tulemusi esitame, ei tahtnud meile numbrilisi tulemusi anda siin eespool, ehk siis algselt me saame kohe teada, et kas me oleme enda ametirühmakaaslastest siis statistiliselt oluliselt nende erinevate juhtimisviiside näitajate poolest või mitte. aga siia natukene paremale poole siis tõmmates, siis me näeme ka enda neid tulemusi ja sihiseade osas näiteks, kui ma tahan teada, et kellel on see kõige kõrgemalt hinnatud, siis ma saan ka siia peale vajutades siis vaadata, et kellel on näiteks kõige kõrgemalt, kellel on kõige madalamalt need enda kohta hinnangud antud. siis 0 siin tabelis tähendab seda, et see inimene ei ole vastanud nendele küsimustele, järelikult me ei saanud ka neid tulemusi siin esitada. nii, aga see on siis tulemuste kohta ja ma usun, et juba paljud juhid, me oleme saatnud need tulemused kõigile ka meili peale või siis vähemalt koodi, et saab siit kodulehelt vaadata neid tulemusi. seega ma usun, et kõik on juba neid ka vaadanud ise. aga liigume siis äkki nüüd edasi ja Daniel räägib meile õppimist toetava. ahah, meil on küsimus tekkinud. kas koolipõhiselt saab ka vaadata? Ei saa vaadata, sellepärast et kooli juhtkond peab siis omavahel kokku siis leppima? kooli juhtkond peab omavahel kokku leppima tõepoolest. siin on lihtsalt selline olukord tekkinud, et mõnest koolist on vastanud ainult üks inimene. ja siis ei saa neid tulemusi, meie ei saa esitada koolide kaupa, ehk siis me ei ole sinna loonud seda nagu võimalust, et saaks vaadata, et kuidas koolis X need juhtkonna liikmed vastasid. mõnest koolist on vastanud jah, üks inimene, 2, 3 ja nii edasi. ehk siis neid tulemusi me kahjuks näidata ei saa. ma usun, et meil on kuulajate hulgas Zoomis näiteks pidajaid, kes on huvitatud, et kuidas juhid näiteks teie, kas siis linnas või vallas või omavalitsuses vastasid. aga siin me läheneme siis hästi nagu juhtumipõhiselt, ehk siis me peame vaatama, et mitu inimest teie piirkonnast vastas ja et kas me saame teiega neid tulemusi jagada. ehk siis kui näiteks ma tean, et Tallinnast vastas 27 kooli. kui juhtub, et 27 kooli juhid on ka vastanud siin, siis põhimõtteliselt me saame neid üldistavaid tulemusi küll ka jagada. ehk siis me läheneme hästi juhtumipõhiselt. seega, kui kellelgi on huvi vaadata oma piirkonna juhtide uuringu tulemusi täpsemalt, siis tuleb ikkagi meiega eraldi ühendust võtta, näiteks kirjutada kooliuuring@tlu.ee ja siis suhtleme täpsemalt edasi. ja tere ka minu poolt. ja tõesti, õppimist toetava juhtimise või õppimist toetavate juhtimisviiside instrument oli siis sedapuhku kooliuuringus esmakordselt, kuigi õpetaja uurimuses on varasemalt olnud õppimist eestvedava juhtimise plokk ja kuivõrd me nüüd Tallinna Ülikoolis oleme viimastel aastatel, võiks juba öelda vist, selle õppimist toetavate juhtimisviiside raamistiku lähenemisega tööd teinud, et siis seda õppimist eestvedavat juhtimist või seda plokki me sisuliselt oleme nüüd laiendanud, et täiesti uus asi see õppimist toetav juhtimine siin uuringus ei ole, aga nüüd on nagu märksa mitmetahulisem, võiks nii öelda. ja tegemist on ka siis sellise instrumendiga, mis tõesti oli
seekord siis nii õpetajate kui ka juhtide uuringu pooles sees, ehk me saame seda vaadata, neid aspekte, neid juhtimisviise, kuidas neid hinnanguid anti, siis kahelt poolt, et kuidas õpetajad seda hindasid ja kuidas juhid seda hindasid. aga, et võib-olla alustuseks me lähtume eeldusena, kui me räägime õppimist toetavatest juhtimisviisidest, ikkagi sellest, et kooli juhtimisel nähakse ikkagi väga olulist mõju kooliorganisatsiooni aspektidele, mis mõjutavad positiivselt õpetamise ja õppimise kvaliteeti, ehk siis kooli juhtimine, see omab olulist rolli. ja teine selline alus, mis siin on siis leadership for learning lähenemine, mis on siis rahvusvahelises teaduskirjanduses kasutatav selline lähenemine või termin, mis tähistab sellist juhtimist, kus siis väga konkreetselt juhtimise eesmärk alati nagu tõlgitakse või konverteeritakse sellesse, et mis muutub õppija õppimises. ehk siis juhtimises võib olla väga palju selliseid olmelisi igapäevaseid eesmärke, tegevusi, aga oluline on alati silmas pidada, et kuidas ühtede või teiste eesmärkide kaudu lõpuks muutub õppija õppimine paremaks. ja, ja see omab olulist vahet nii-öelda selles juhtimise tulemuslikkuses. nüüd seda õppimist toetavate juhtimisviiside visuaali ilmselt osad on juba näinud ka, kes on nii ruumis kui Zoomis. aga, aga tõesti, et võib-olla väikseks meenutuseks, et see on siis Eesti oludesse kontseptualiseeritav leadership for learning lähenemine ja siin viidatud artikkel Reinar ja Eisenschmidt, et seda kahjuks veel lugeda ei saa, et on review protsessis, aga ootame siis pingsalt, et see on ka kõigile kättesaadav üsna pea, et see räägib siis lähemalt just nimelt selle leadership for learning'u kontseptualiseerimisest siin Eesti kooli kontekstis. selle keskmes olid intervjuud 13 Eesti koolijuhiga ja nende intervjuude põhjal me siis kõigepealt vaatasime, et mis need Eesti koolijuhtide praktikad on, kuidas nad seda leadership for learning ut või sellist õppimist toetavat juhtimist rakendavad oma töös läbi praktikate. ja sealt pinnalt siis arendasime välja instrumendi, mis nüüd oli kooli uuringus, nii juhtide kui õpetajate uuringus. nii, ja võib-olla veel mõned mõtted, et miks seda kõike üldse on vaja uurida, et see ühesõnaga need juhtimisviisid või kuidas juht tegutseb, milliseid praktikaid ta oma praktikate komplektis omab ja mille nimel ta koolis töötab, et see omab olulist rolli ka uuringute põhjal, no näiteks õpetajate sellisesse võimestatusesse või heaolusse ja me teame, et õpetajad on see põhiline nagu vahendaja siis juhtimise ja õpilaste vahel. ehk et need juhtimise see mõju õpilasteni jõuab väga suures osas läbi õpetajate ja selle, kuidas nemad oma tööd saavad teha ja teevad. nii, aga rakenduslik väärtus ka, et no esiteks selle instrumendi põhjal koguneb fokusseeritud tagasiside juhtimisele. ehk siis sedasama instrumenti kasutades juba korduvalt on võimalik kindlasti otsida trende, kuidas õpetajaskond näiteks juhtimise kohta hinnanguid annab ühele või teisele valdkonnale, olgu selleks siis õppekavaarendus või professionaalse arengu toetamine. ja selle põhjal siis seada edasisi sihte või teha selliseid hinnanguid oma senisele tegevusele. ja praeguse loodava atesteerimissüsteemi kontekstis on sellel samuti väga oluline roll, sellepärast et õppimist toetavate juhtimisviiside lähenemine kannab seal olulist rolli. ehk et juhtide eneseanalüüsi puhul nad saavadki oma seatud eesmärke ja tulemusi selle valgel vaadata, et kuidas on tasakaalus nende seatud eesmärgid. kas nende ampluaasse kuulub peamiselt siis ütleme sellised keskkonna kujundamise eesmärgid või on seal ikkagi ka sellise sihiseade ja õppekavaarenduse ja professionaalse arengu toetamise eesmärk. ja kolmas aspekt, et sellel on sarnane suund siis hariduse kvaliteediagentuuri
hindamise kategooriatega ehk siis HAKA üldhariduse kvaliteedimudel, mida ka arendatakse välja. ja võibki öelda, et õppimist toetavate juhtimisviiside lähenemine, see justkui peegeldab siis juhi juhtimise osa selles HAKA hindamises. nii, aga mis see siis sisuliselt tähendab, ehk siis mis on need faktorid, ehk siis faktorid esindavad neid kategooriaid, mis siin selles mudelis meile vastu vaatavad. me kasutame siin läbivalt nüüd selliseid lühendeid, et sihiseade on SS ja selle faktori all väikseks nagu meeldetuletuseks ka, et kellel on vastamisest ikkagi juba nüüd tükk aega mööda läinud ja veel kord ütlen, et seal kooliuuringu kodulehel on kõik need samamoodi olemas, need sisulised detailid, et mida ühe või teise aspekti all küsiti ja need on olulised nende tulemuste tõlgendamisel, aga näiteks sihiseade puhul siis olid väited kooli arengueesmärkide kohta, kas need on seatud kaasavalt, töötajaid kaasavalt, kas on tehtud kokkulepped, et kes mille eest vastutab nende arengueesmärkide puhul, et on see selge töötajatele ja aga samas ka see, et juhtkond justkui veab eest sellist oma teadmiste hoidmist kaasaegsena õppimise ja õpetamise kohta. et sellised aspektid nüüd seal, siis teine on õppekava arenduse faktor ÕK. nii, mul on siin ka nüüd kampaania natukene, aga et juhtkonna eestvedamisel tegeletakse siis regulaarselt sellise õppekava arendustööga ja õppekava all me ei pea siin silmas ainult seda õppekava, kooli õppekava dokumenti, mis kuskil kõvakettal on, vaid õppekava laias mõttes, et see hõlmab noh, nii, ma ei tea, sisehindamist, arengukava, aga ka teisi seal aastatööplaane, aga ka sellist pidevat rakendamise jälgimist ja nagu noh, nagu häälestamist, ümberhäälestamist või nagu taashäälestamist ehk laias mõttes. ja et teine aspekt, siit jätkan, et juhtkond kaasab õpetajaid sellistesse aruteludesse, analüüsi, et kuidas siis see õppekava meil rakendub. et siis kasutatakse andmeid, õpitulemusi, küsitlusi ja viiakse sellist jällegi koostöist analüüsi läbi nende andmetele toetudes, et laias laastus sellised väited olid seal. siis kolmas faktor, professionaalse arengu toetamine. ja see on nüüd siis kooli töötajate professionaalne areng, mitte siis juhi enda oma. ja siin olid 3 väidet, et tegelikult algselt oli seal rohkem, millele vastati, aga faktoranalüüsi tulemusena siis kukkusid 2 tükki välja, kui ma nüüd õigesti mäletan. aga jäid see, et juhtkond on loonud sellise võimaluse, et koostöiselt õppemeetodeid ja materjale arendada õpetajatel, see on siis nagu koostööaeg. siis, et toimuvad tunnivaatlused koolis ja just sellised õpetajatevahelised tunnivaatlused, mis samamoodi sellist professionaalset arengut toetavad. ja kolmas on siis, oli väide arengut toetavate vestluste kohta, et kuidas neid iganes siis ühes või teises koolis nimetatakse, koostöövestlused, arenguvestlused ja nii edasi. et need olid 3 faktorit ja siis, mis oli esimene selline võib-olla oluline tulemus, oli see, et kui meil algselt oli keskkonna kujundamine selle teoreetilise aluse järgi üks faktor või siis üks selline dimensioon sellest õppimist toetavate juhtimisviiside mudelist, siis faktoranalüüsi puhul selgelt tuli välja, et seal ikkagi tekib 2 eraldi osa ja et keskkond justkui 2 osas, üks on siis sisemine keskkond ja teine väline keskkond ja need nimetused tulevad selle põhjal, millised väited siis ühte või teise faktorisse kippusid laaduma. sisemise keskkonna alla laadusid siis just juhtkonna koosseisu kujundamine, et seal on arvestatud kooli hetkeolukorda ja arengueesmärke, et see on see, kuidas juht siis noh, nagu paneb kokku selle sobiva meeskonna, mis on kontekstuaalselt relevantne. ja teine on siis kooli sellise kogukonna kujundamine, et kooli juhtkond selgelt veab eest sellise kogukonna ühtseks kujundamist. ja välise keskkonna alla laadusid need, et tehakse koostööd teiste haridusasutustega, teiste
üldse organisatsioonidega ja, ja juhtkond panustab piirkonna või toetab koolitöötajate panustamist piirkonna arendustegevustesse, et ka selline avatud lähenemine ja panustamine siis kohalikku piirkonda. Ehk sellised faktorid ja see näitab seda, et need aspektid on ikkagi nagu eristuvad seal keskkonna puhul, mida me saame ka edaspidi siin oma tegemistes arvesse võtta ja võib-olla neile edaspidi ka tähelepanu pöörata. ja juba siit uuringust tulevad mõned asjad veel nende kohta välja, et peaaegu jõuame selleni. aga kui üldiselt vaadata, nagu ma ütlesin, needsamad teemad, samad väited olid nii õpetajatel kui juhtidel, et siin on näha siis võrdlust, väga sellist põhimõttelist võrdlust, et kuidas juhid ja õpetajad üldiselt vastasid. me näeme, et all on siin nüüd need lühendid, et ja millel on tärn lõpus, tähendab siis statistilist olulisust. ja sihiseade, õppekava arendus ja sisemine keskkond on siis need kolm, millel on statistiline olulisus märgitud, tähendab seda, et juhtide keskmine ja õpetajate keskmine nende faktorite kohta või nende dimensioonide kohta on siis erinevad. ja kui me siin numbriliselt vaatame, siis need erinevused ei ole ju tohutult suured. no see statistiline olulisus tähendab, et eks nad nagu kumulatiivselt hakkavad efekti andma ja professionaalse arengu toetamisel ja välise keskkonna puhul siis näeme, et statistilist olulisust ei ole välja tulnud. tähendab seda, et juhid ja õpetajad Eesti keskmisena hindavad väga sarnaselt neid dimensioone siis. aga tuletab see slaid meelde ka seda, et kui me siin vaatame Eesti keskmisi, siis tegelikult iga kool ju loeb nii-öelda, et igas koolis on siit juba esimene selline võib-olla inspiratsiooni terakene, et vaadata oma kooli kontekstis, kuidas seal need õpetajate ja juhtide või siis ka koolijuhi tulemused nagu eralduvad või lähevad rohkem kokku. et tegelikult on koole, kus need on ikkagi suhteliselt rohkem lahus kui siin keskmiste pealt. ja see annab kindlasti sisendit, et mitte nagu tõlgendada seda nii, et 4 on hea ja 3 on halb või midagi sellist, vaid see annab väärtusliku sisendi ikkagi kooli nagu kohapealseks diskussiooniks, aruteluks, et mida selline tulemus võiks tähendada, et mis siin on toimunud ja mida sellest meie saame omas kontekstis järeldada. nii, aga selles juhtide uuringus oli see võimalus ka iga siis väite puhul tuua välja ka, et kuna me näeme juhtimist ju jagatud juhtimisena, tähendab seda, et juhtkonnas võib olla rohkem kui üks liiget, siis oli võimalik välja tuua ka niimoodi suhteliselt protsentuaalselt, et kuivõrd ühe või teise väite puhul tunneb juhtkonna liige endal vastutuse koormat nagu selle asjaga tegelemises. ja siin all on siin kursiivis kirjas ka täpselt, et kuidas see siis oli, et palume teil eelnevalt hinnatud väidete puhul mõelda, milline on teie vastutuse osakaal nendes tegevustes. ja siit sellelt jooniselt paistab, et nagu kui me vaatame nüüd siin koolijuhti, et koolijuhid ilmselgelt kõige enam tunnevad vastutust sihiseade osas ja siis selle sisemise keskkonna kujundamise osas näeme, et need otsad on siin ilusti üleval. nüüd, kui me vaatame õppejuhti, siis õppejuht, mõnes mõttes nagu oodatavalt on siin õppekava arenduses, läheb isegi koolijuhi vastutuse koormast mööda ja õppekorraldusjuht kolmanda tegijana siin, tema on kuskil siin allpool, et natukene sihiseadet, natukene õppekava arendust, aga kõige vähem välist keskkonda tunneb ta enda vastutusena. arendusjuhil on sihiseade, aga ka selline väline keskkond, sellised kõrgemad punktid nende vastustes. huvijuht on samamoodi siin rägastikus, kuskil siin keskel ja siis haridustehnoloog samamoodi. et huvitaval kombel sellise esmase vaatluse tulemusel on võimalik öelda, et sellelt visuaalilt paistab, et see õpetajate professionaalse arengu toetamine on selline kõige võib-olla ütleme siis sellises seisus, et mitte ükski osapooltest ei ole siia pannud nagu selgelt, et see on tema vastutus või et see on väga suures osas tema vastutus. et kuna see oli selline, need vastused on loomulikult suhtelised ja need protsendid, et
ma saan aru, et neid oli ilmselt ka päris keeruline mõelda, et noh, mis see protsentides väljendatuna võiks olla. aga ma usun, et mingit trendi selline analüüs võiks näidata, kindlasti anda ainest edaspidiseks selliseks diskussiooniks ja aruteluks näiteks meil siin ülikoolis, aga ka koolijuhtidega ja õpetajatega. et võib-olla on siin midagi, mida me saame tulevikus ära teha või sellest peegeldusest õppida. aga samamoodi ülioluline on ka õppimist toetavate juhtimisviisi puhul vaadata, et kuidas meie kooli juhtkonnas, meie konkreetse kooli juhtkonnas need vastutusvaldkonnad on ära jagatud ja kas me oleme teinud kokkulepped, kes ühe või teise aspekti eest vastutab. nii, siis õpetajate poole pealt, et ma toon siia natuke nüüd seda õpetajate uurimuse poolt ka sisse, et kui me vaatame, et jaotame õpetajad sellisesse kahte gruppi, kelle vastused olid siis suhteliselt kõrgemad ja teiste vastused olid suhteliselt madalamad kõikide 5 õppimist toetavate juhtimisviiside valdkondade osas, siis me näeme, et sinna madalamate vastajate gruppi jääb umbes 30% ja umbes 70 on siis need kõrgemad ja siin parempoolselt jooniselt on näha need grupid, kuidas nad liiguvad nende erinevate kategooriate arvestuses. Me näeme, et nad lähevad üsna paralleelselt, et see sinine on siis madalamad vastajad, punane kõrgemad. üsna paralleelne muster on, välja arvatud need 2 viimast kategooriat, see väline keskkond ja sisemine keskkond. et nagu ma juba algul viitasin, et need tulid meil faktoranalüüsis esimese tulemusena välja, siis ka siin on selline edasisest mõtteainet, ma usun, stimuleeriv selline tulemus või aspekt, et näha on, et see on ainukene koht, kus nende kõrgemalt vastajate, kõrgemaid hinnanguid andnud õpetajate ja madalamaid hinnanguid andnud õpetajate vahel on nagu mustri erinevus, ehk siis need, kes suhteliselt kõrgemalt hindavad oma koolis õppimist toetavaid juhtimisviise, ütlevad, et nende koolis juhtkond nagu võiks saada kõrgemaid hinnanguid sisemise keskkonna nimel tegutsedes. sisemise keskkonna hinnangud on kõrgemad kui välise keskkonna. ja madalamaid nii-öelda tulemusi andnud õpetajad ütlevad vastupidi, et see välise keskkonnaga justkui juhtkond panustab rohkem, tegeleb rohkem, sellele on antud kõrgemad hinnangud kui sisemisele keskkonnale. mis tähendab, et siin võib peituda selline põnev teema, mõelda, et kuidas siis see tasakaal koolis on, palju juhtkond võiks panustada sellele sisemisele ja siis mis see hea suhe on nagu sinna välise ja sisemise vahel. ja siin lihtsalt on ei pea sellele pikalt peatuma, aga siin on korrelatsioonid, siis omavahelised korrelatsioonid nende õppimist toetavate juhtimisviiside kategooriate vahel ja need on üsna suured, mis näitab, et see mudel toimib üsna kenasti tervikuna. nii, aga õpetajate uuringust veel paralleele tuues, sest me tegelikult räägime ju sellest, et miks me neid õppimist toetavaid juhtimisviise uurime, on põhjus ikkagi selles, et lõpuks see juhtimise mõju peab jõudma õppijate õppimiseni ja ta jõuab sinna valdavalt läbi õpetajate töö. ja erinevaid selliseid juhtimispraktikaid on aastate jooksul uuritud ja otsitud nende mõju ja ka leitud nende mõju õpetajate töö tulemuslikkusele. ja näiteks õpetajate pühendumise ja rahulolu kaudu, et siin mul on üks artikkel lihtsalt illustreeriv, mis on aastast 85. see näitab, et tegelikult see on nii-öelda, see ei ole uus probleem või mingisugune uus uurimisvaldkond. tegelikult sellega on tegeletud aastakümnete jooksul, lihtsalt maailm meie ümber on muutunud ja meil on ilmselt uusi aspekte, mida siin avastada ja justkui esile tuua, aga tegelikult küsimus nii-öelda on juba igivana. ja meie uurisime siis seda, et kuidas õpetajate üldine töömotivatsioon on mõjutatud juhtimisviiside poolt ja kuidas need on omavahel seotud, need juhtimispraktikad, mida koolis rakendatakse ja õpetajate üldine töömotivatsioon. ja seda motivatsiooni vaatasime siis ootuste, väärtuse, kulu raamistikus. ehk siis ootused on töö õnnestumise ootus, kuidas õpetaja tunneb, et ma saan edukalt oma tööga hakkama. väärtus on see, et kui väärtuslikuks õpetaja peab seda oma tööd, mida ta õpetajana teeb.
ja kulu on see, et mida ta peab nii-öelda ära andma või mida ta peab ohverdama selleks, et seda oma tööd teha. ehk sellised kolm aspekti ja kulu on siis nagu negatiivne, eks ole. see on see, mis pidurdab motivatsiooni. teised soodustavad ja tulemused, et selgub, et mida kõrgemaid hinnanguid annavad õpetajad oma kooli juhtkonna tegevusele õppimist toetavate juhtimisviiside kategooriates, kõigis viies, seda kõrgem on nende ootus oma tööga õnnestumisele ja selle tunnetatud väärtusele. ehk nad saavad seda rohkem, tunnevad, et nende tegevus õpetajana töö on väärtuslik ja samamoodi nad tunnevad, et nad saavad kindlasti sellega hästi hakkama. ja kõik õppimist toetavate juhtimisviiside valdkonnad ei näita statistiliselt olulist seost, siis ütleme kulu puhul, aga siis sihiseade õppekava arendus ja sisemine keskkond samamoodi on näha, et need on seotud madalama tööga kaasneva kuluga. ja siin allpool me näeme, et on üks väike selline maatriks-tabel ka, et siin on toodud välja siis need korrelatsioonid, omavahelised korrelatsioonid. noh, see 0,2 ja 0,15 ja nii edasi, et see näitab, et need seosed on väikesed, aga nad on statistiliselt väga olulised, et need tärnid seal lõpus näitavad seda statistilist olulisust. jällegi, see tähendab seda, et selles valdkonnas, kus me siin tegutseme, sotsiaalteadused ja haridus, et siin saame pidada neid korrelatsioone juba täiesti märkimisväärseteks. Nad on väikesed, olulised, et nende efekt ei ole ainukene, mis õpetaja töö motivatsiooni mõjutab, aga sellega saame arvestada. ja lisaks siis töö motivatsioonile vaatasime ka seda, et kuidas õppimist toetavad juhtimisviisid on seotud üldise tööga rahuloluga. ja tööga rahulolu väited olid seal siis töö sisuga, töökorraldusega rahulolu, suhetega ja juhtimisega. et see moodustas selle rahulolu komplekti. ja selgus, et mida kõrgemaid hinnanguid annavad õpetajad oma kooli juhtkonna tegevusele õppimist toetavate juhtimisviiside kategooriates, seda kõrgem on nende üldine tööga rahulolu. ja siin me juba näeme, et seosed on suured ja statistiliselt olulised. ehk siin need korrelatsioonid on juba, ütleme siis jällegi selles sotsiaalteadustes, hariduse valdkonnas, neid võib pidada väga suurteks näitajateks. ja lisaks sellele nagu seostele, et kui me seoste puhul tegelikult ei saa öelda, et mis mida ennustab, et siis seda võimaldab meil paremini teha regressioonanalüüs ja tööga rahulolu puhul tuleb siis ka selline regressioonanalüüs üsna väga ilusasti välja ja ta näitab, et tõesti see õppimist toetavad juhtimisviisid selle viie valdkonna kaudu, kui see viis valdkonda panna ühte mudelisse kokku, mis seal olid, et siis nad ennustavad üldist tööga rahulolu ja see on 52% variatiivsusest. nii, aga siin ma soovin öelda aitäh kõigile ruumis viibijatele ja ka Zoomis viibijatele ja me vist teeme nagu eilegi, et kui kohe on küsimusi või mõtteid, et siis arutaks pisut enne, kui järgmise teema juurde läheme. kas meil on chati tulnud? Hendrik küsib, milline on õppimist toetavate juhtimisviiside seos õpetajate uuringus õppimine ja õpetamine konstruktiga? väga hea küsimus, ei olegi kohe täna selleks ühtegi head slaidi näidata, aga see on kindlasti väärib vaatamist. jah, et tunnistan, et minu fookus on praegu olnud mujal, aga jah, aga see kindlasti on muidugi oluline aspekt. ma küsin siis laiemalt, kui mind kuulda on. ja on. väga hea. Et noh, sa ütlesid ka, eks ole, oma ettekandes, et noh, meie eesmärk on nende õppimist toetavate juhtimisviiside puhul, eks ole, vaadata või nagu ennustada midagi seda, mis nagu lõpuks jõuaks õpilaseni välja. et kas te vaatasite korrelatsioone ka kuidagi siis näiteks koolide põhjal mingite kooli tulemuslikkuse näitajatega, õpetajate kvalifikatsioon, eksami tulemused, rahulolu küsitluste tulemused, et seda on ju ka võimalik tegelikult andmete näol kõrvutada kuidagi? ja et rahulolu küsitluste tulemused ja ütleme siis riigieksami tulemused, et see tegelikult on noh, nagu võib öelda, mõttes
et praegu Mhm. me siin kooliuuringus nagu oleme pigem esmalt nagu keskendunud võib-olla sellele, mis siit välja tuli. aga sul on õigus, et see on nagu see esimene samm, et see vaadata see, et kuidas need õppimist toetavad juhtimisviisid, millist mõju nad avaldavad siis õpetajate tööle ja õpetamispraktikad oleks väga hästi sinna alla kuuluv. ja siis järgmise noh, nagu astmena vaadata, et kuidas see mõju siis jõuab sinna päris noh, nagu lõppu välja või sinna õppijani. Et absoluutselt nõus. ma saan praegu aru, et meil tegelikult no ikkagi praegu veel selles faasis uuringu tulemuste põhjal ei ole nagu veel on ju alust kuidagi väita, et need juhtimised tingimata nagu väljenduvad selles, et õpilastel kuidagi selles koolis parem on, et praegu on siin fookus ikkagi noh, tundub, et korrelatsioonid on ikkagi õpetajate motivatsiooni ja heaoluga, mitte niivõrd õppijate näitajatega. mitte ainult ei tundu, vaid need korrelatsioonid ongi õpetajate ja siis juhtimisviiside vahel ja õpetajaga seotud aspektide. et selles uuringus meil ju õpilasi ei olnud ja aga on ju õpetajate, see õppimine, õpetamine konstrukti all ju oligi kontrollitud motivatsiooni, autonoomiat toetav sisuliselt õpetamisviis, see, mida nagu uuriti, on ju, kus me ka teame, milline nendest viisidest on nagu rohkem õpilaste jaoks hea ja milline mitte, et kas sellega tõesti ei tulnud siis korrelatsiooni välja või oli teil lihtsalt fookuses praegu ainult nagu õpetajate heaolu ja motivatsiooni vaatamine? jah, praegu oli lihtsalt fookuses, et ei julge välistada, et ei tulnud korrelatsiooni. nüüd saab vaadata. ja aitäh minu poolt igal juhul. Mhm. aga see nii, professionaalne areng on üks imelik asi. no see on üks. seda on justkui, ma ei tea, kui palju, 80–90% kõik igasuguste TALIS-e tulemuste järel kõik õpetajad ütlevad, et nad osalevad selles. muudkui suur õppimine käib, aga et praegu tundub, et nagu juhtkonna liikmete vaates polegi nagu väga millegi. jah. ja veel üks väga huvitav asi, ma ei tea, et ma olin väga mõttes, aga seesama arendusjuhi fookus, et sihisead on nagu tähtis asi, väliskeskkonnaga suhestumine ka, aga õpetajate professionaalne areng pole nagu arendusjuhi jaoks nagu üldse nagu teema. et see on jällegi see meie koolide selline arenguteema. no 40%. no hea küll, no vaata, noh, võrdlevad siis teiste teemadega. et siis selles mõttes on ikkagi nagu huvitav, et arendusjuhid ei näe, et nemad peaksid kuidagi toetama siis õpetajat. no minu jaoks tegelikult on üsna üllatav ka see, et koolijuhid ise seda kõige väiksema prioriteetsusega enda nagu rollist lähtuvalt on maininud, et see on, ei oleks osanud seda arvata. ja et seda noh, kuna meil on ju esimest korda, kui me sellist praktikat kasutame küsimustikus, et siin oleks huvitav võrrelda, või siis teha võrdlevat, ma ei tea, mõnes teises riigis aga jah, et siin võib-olla tahaks näha nagu sellist väljajoonistumist, et see rohkem nagu kellegi selline asi oleks, et muudel teemadel siin on sellised. aga see on üldine. konkreetses koolis võivad olla hoopis jah, see on tõsi. teistsugused jooned, nii et võib see arendusjuht ka näitab nii. et selles mõttes võib-olla oleks huvitav vaata just, kus see professionaalne areng on nii-öelda tipus, kellelgi, et mismoodi siis kulub. et kas on ka niisugust kooli? jah, et see on tõsi ja sellepärast noh, eks meie kohtumise mõte on ka julgustada seda kohapealset diskussiooni ja arutelu oma koolis, et võib-olla need sellised Eesti konteksti mõtted, mida mina siin ka välja toon, et nad võiksid nagu inspireerida või lükata käima sellist arutelu siis koha peal. kuidas meie koolis need asjad on, kuidas meil on kokkulepped tehtud, aga tõepoolest, et kui me räägime juhtimisest, siis sellesama mudeli alusel, nende samade tegevuste alusel, mis selles mudelis on võimalik oma juhtkonnas ju revideerida, et kes millega tegeleb ja lõpuks on see juhi vastutus, et seda orkestreerida. aga siis läheme edasi. no mul on see põnev roll, et ma püüan oma ühe doktorandi nii-öelda uurimisvaldkonda avada ja noh, õnneks
õnneks või kuidas ma nüüd ütlen, et ma sain seda teha, pani mind nagu ka oluliselt mingite asjade üle nagu jällegi nagu mõtlema. ehk siis, et kui me tegelikult psühholoogilisi baasvajadusi praegu ju koolis õpilaste seisukohast hästi nagu peame oluliseks, no umbes, et see on nagu peaaegu nagu iga kooli mantra, et me arendame õpilaste või toetame õpilaste psühholoogilisi baasvajadusi ja siis meie ka mitmed kooliarendusprogrammid on just hästi selle fookusega, kuna ka riikliku rahuloluküsitluse üks selline küsimustiku plokk justkui püüab siis vaadata, et kuidas õpilaste sellised enesetõhusus on küll seal nagu selgemalt öeldud ja see võimekus õppimisega toime tulla ja seotus, kuidas need koolis suhted on, et need on ka meie ühe programmi aluseks. ja siis, kui nüüd õpetajate puhul me ka oleme vaadanud näiteks just õpiringides või sellistes õpikogunemistes, kuidas nad tunnevad, et nende selline psühholoogilised baasväärtus on toetatud, siis nüüd on päris põnev, et ka juhid võiksid seda kuidagi oma nahalt nagu veel läbi lasta. ehk siis, et mulle tundub, et selle kaudu võiks juhtuda ka mingi selline ime, et juhid oskavad ka paremini väärtustada, et mis siis tegelikult toimub nii õpilaste kui õpetajate selliste psühholoogiliste baasvajadustega. ja ilmselt need definitsioonid, mis siin ekraanil vastu vaatavad, et need ei ole kellelegi uudiseks, aga et ka siin veel self-determination theory sellisele tohutult mastaapsele kodulehele link, et kui soovite sealt nagu edasi vaadata, kui palju teadustööd selles vallas on tehtud. aga meie siis küsimuste plokk on siis Jenny ja kolleegide küsimustiku kohandus siis Eesti oludesse ja kui te seda guugeldate, siis te näete, et see on terve suur manual, kus on kõikvõimalikes maailma keeltes on need sellised osad on siis töömotivatsiooniga seonduvad alaskaalad, aga noh, näiteks esindatud on ka sellesama Jenny ja nende manuali või sellise käsiraamatu põhjal näiteks kehalise treeninguga seonduv plokk ja spordiga seonduv plokk. nii siis nende psühholoogilistest baasvajadustest on siis tehtud väga erineva nagu rõhuasetuse või perspektiiviga selliseid küsimustikke. ja no see on üks skeem, mida siis meie oma programmidesse alailma nagu kuvame, et kuidas need kolm olulist baasvajadust sellist inimese autonoomset motivatsiooni toetavad. ehk siis, et alates sellistest lihtsatest tunnetest, et tunnen end väärtustatu ja toetatuna, saan hakkama ja olen oma tegevuses ise teed ja tegevused ise valinud või siis otsustanud teadlikult omal soovil kellegi teisega juhtnööre järgida. ehk siis, et see on see nüüd, mida siis ma palun, et juhid, kes siin praegu kaasa mõtlevad, et te mõelge, et mis need siis teie töö kontekstis on, et just seda laadi fookusega siis need küsimused olid, mida küsimustikus me palusime teil vastata. ja neid on siis tõesti lisaks siis sellistele füsioloogilistele vajadustele on hakatud siis psühholoogilisi baasvajadusi nimetama sellisteks psühholoogilisteks ja sotsiaalseteks toitaineteks. aga siis, mis küsimused seal olid, sellised plokid, et püüdke need kuidagi endast veel nagu läbi lasta, kui te neid tulemusi vaatate, et siis kompetentsus, vajaduse rahuldatus, et olen enesekindel, suudan asju teha hästi, tunnen end pädevana eesmärkide saavutamisel ja tunnen end oma võimete osas ebakindlalt, ehk siis see pööratud väide või siis seotusvajaduses, et tunnen, et minu jaoks olulised inimesed on minu suhtes külmad ja distantseeritud, jällegi pööratud väide. tunnen, et olen seotud inimestega, kes hoolivad minust, kellest hoolin mina, tunnen, et grupist, kuhu ma soovin kuuluda, on mind välja jäetud või kogen sooja tunnet seoses inimestega, kellega aega veedan. või siis autonoomsusvajadust, mulle tundub enamik asjade puhul, mida teen, et pean tegema. tunnen, et olen sunnitud tegema paljusid asju, mida ma ise ei valiks. no ja nüüd, kui panna ennast siis selle juhtkonna positsiooni või noh, ma ei tea, koolijuhi, õppejuhi rolli, et siis noh, et kuidas siis on elada nende tunnetega või töötada nende tunnetega või selliste
et kus siis defitsiit võib tekkida või kuidas me ennast nagu tunneme. ja ma panin siia paar nagu selles mõttes pigem nagu tabelina, et oleks ka kogu aeg silmades, et tegelikult osasid vastajaid on ikkagi ju väga vähe osades gruppides, aga ma päris välja ka ei tahtnud neid nagu selles mõttes jätta, et näiteks kui me vaatame, et arendusjuhte ikkagi koolides ja õppekorraldusjuhte on ju üsna vähe vastajate hulgas või haridustehnolooge, aga et siis nagu need võrdsemad grupid on siis koolijuht ja õppejuht, et noh, seal on võib-olla nagu sellised noh, nagu ka mõistlikum nagu see võrdlus. Ja siis kui niimoodi sellise suure pildina peale vaadata, siis ma markeerisin ära, et mis on siis nagu siis kõrgemad või mis on nagu madalamad hinnangud nendes gruppides, aga nagu summa summarum, kui te vaatate, siis ja jällegi, et skaala siin joonisel ju hakkab 3-st ja oligi 5 palli skaala, siis siin on ju näha, et tegelikult autonoomsusvajadus on see, mis nagu kõige enam nii-öelda no erineb, aga kui ja kompetentsusvajadus on hinnatud nagu kõige ühtlasemalt, siis seotusvajaduse puhul on siis võib-olla siis seesama õppekorraldusjuhi puhul on tema hinnang on nagu üks madalamaid, mille puhul ka me mõtlesime, et võib-olla need on ju valdavalt riigigümnaasiumites küll tõenäoliselt tööl olevad inimesed, aga Nad on küll juhtkonna liikmed, aga nende roll tõenäoliselt on hästi palju ka sellist korralduslikke ja selliseid noh, pigem nagu ette antud ülesandeid nagu täita. No selle autonoomsusvajaduse puhul mina ise ka mõtlesin seda, et seda ei saa sassi ajada selle mõistega, mis me ju Eesti koolis ütleme, et Eesti koolis on kõik, Eesti kool on üks Euroopa ja maailma autonoomsemaid, et need on 2 eri asja. Üks on see tunne, kuidas ma oma ülesandeid täidan ja kuidas ma ennast oma selles ametis tunnen. Ja teine on see, et mis on nagu selle süsteemi tasandil see raamistik, kuidas siis koolid või erineval ametikohal töötavad inimesed saavad otsuseid teha. Aga siis nüüd koolitüübiti siis tuli küll ka väga selgelt juba siis välja selline statistiliselt oluline erinevus, et riigigümnaasiumis siis juhtkonna liikmed hindavad just nimelt sedasama autonoomsust, mis muidu niimoodi ikkagi noh, nii-öelda lihtsalt keskmiste pealt näitas erinevust, siis siin on selgelt riigigümnaasiumite juhtkonna liikmed leiavad, et nendel on rohkem autonoomsust oma töös ise valikuid teha või siis nagu see väide oli, et olen vabatahtlikult otsustanud, et täidan neid juhtnööre, mis ma saan. Või siis kompetentsusvajadusega samamoodi täistsükli kooli ja riigigümnaasiumite juhtkonna liikmed siis hindavad neid statistiliselt oluliselt kõrgemalt võrreldes teistega. Aga siis jah, et seotusvajaduse puhul erinevusi ei tulnud. Nüüd mina siia korrelatsioonikordaja tabelit ei pannud, sest et seda oleks juba päris palju saanud, aga siin on nüüd siis põhisõnumid sellest, et psühholoogilistel baasvajadustel kõigil 3 on statistiliselt olulised seosed õppimist toetavate juhtimisviisidega, välja arvatud kompetentsusel välise keskkonna kujundamisega. Ehk siis, et jällegi, et kui me siit nüüd nagu edasi läheme või õigupoolest tagasi juhtimisviiside juurde, siis need on omavahel seotud, aga siin jah, seda suunda siis ei ole, siis et Daniel saab regressioonanalüüsi teha ja vaadata, mis suunas see on või keegi teine, kelle doktoritöö huvi see on. Nii et ikkagi psühholoogilised baasvajadused kui autonoomse motivatsiooni alus on ikkagi olulised, see, et ka, et kuidas hinnatakse juhtimisviise. Ja psühholoogilistel baasvajadustel on ka statistiliselt olulised seosed tajutud stressiga, siis sedapidi, et mida kõrgemalt hinnatakse psühholoogilised baasvajadusi, seda madalamalt stressi, mis on ju ka tõenäoline, eks ju, et see on ju nagu selline motivatsiooni alus. Ja teistpidi siis, et tõenäoliselt mul tajun siis ka stressi selle võrra madalamalt.
ja samamoodi ootuspärane, et hinnangud psühholoogilistel baasväärtustel seostuvad töö rahuloluga. No, ja sinul tulid juhtimisviisidega hästi tugevad seosed seal või noh, ütleme siis samamoodi. Ikka need olid vist ikkagi suhteliselt tugevad seosed. Nii, ja siis viimane, mida me isegi nagu mõnes mõttes üllatusena vaatasime, et psühholoogiliste baasväärtuste hinnangud ei seostunud tööstaažiga, aga kompetentsus seostus nõrgalt vanusega. noh, et see viimane on jällegi muidugi, et noh, võiks ju arvatagi, et kui inimene on saanud nagu võib-olla nagu natukene elukogemust, et siis tal või on ka, hindab oma kompetentsust kõrgemalt, aga noh, seda muidu oleks võinud eeldada, et see on pigem nagu staažiga seotud, aga seda seost ei olnud. et need on nagu siis psühholoogiliste baasväärtuste ja siis sellise autonoomse motivatsiooni aspektiga seonduvad näitajad. Kas siin on mõningaid küsimusi või mõtteid? No aga siis mina ikkagi väga soovitan, et kes on siin juhtkonna liikmed, et siis vaadake oma näitajaid ja vaadake siis, et kuidas siis, et võib-olla siis selle grupi keskmisega, need olid ju ka need koondtunnused, mida saab sealt tabelist vaadata, nii-öelda võrdlevalt välja näevad. ja aitäh. Tere, mina olen Markus, räägin töönõudmistest ja ressurssidest. Vahepeal korraks refreshin slaide, leidsime ühe kiire vea, mille saab kohe ära parandatud. Aga sissejuhatuseks siis ehk nii palju, et mina ei tea, kuidas teiega, aga kui mina oma kolleegidega aeg-ajalt tööst räägin, siis ikka kipub juhtuma, et kuuled erinevaid arvamusi ka selle kohta, et noh, kui minu juht ikka on väga kontrolliv ja ei lase mul ennast arendada, et siis mul on ikkagi kehv olla või kui minu otsene juht tegelikult ei ole ikkagi niivõrd kompetentne, siis on minul endal ka valus, sellepärast et siis on minul endal ka nagu natukene tööd raskem teha. näiteks selle tõttu, et minu otsene juht ei saa tegelikult aru, millega ma tegelen ja seetõttu pole võib-olla nõus kõigega kaasa minema. Ja kuigi need väited kõik on hästi toredad, siis aeg-ajalt kipub nendesse väidetesse eksima siukseid väärmõisteid või väärtõdesid ja õnneks meil on olemas andmeid, et siis testida, et kas kõik need väited ikkagi vastavad tõele. Ja näiteks minu jaoks üks väga huvitav avastus eelmine aasta, kui me ühe teise uuringu andmeid uurisime, oli see, et kuigi koolijuhid ise peavad oma nii-öelda kognitiivseid nõudmisi päris kõrgeteks, ehk siis neid oodatakse töölt palju ja nad peavad olema pidevad ideede generaatorid ja nii edasi, siis näiteks nemad ise ei tunneta, et see kuidagi mõjutaks negatiivselt seda, et nad jõuaksid tähtajaks oma tööd tehtud või et neil oleks väga keeruline neid ülesandeid, mis siis lõpuks neilt oodatakse, et neid korda saata. kuigi võib-olla loogiliselt ju võiks tuletada, et kui töö on kognitiivselt nõudlik, siis see võib kuidagimoodi negatiivselt mõjutada ka näiteks seda, kas tööd kõik jõutakse tähtajaliselt ära teha. Nii et nendest teemadest siis lähima veerand tunni jooksul natukene räägime. Ja kui varasemad uuringud on siis, et töönõudmisi ja ressursse on uuritud Eestis ka varem, aga võib-olla selle uuringu eripära siis on see, et sedapuhku me ei uurinud ainult koolijuhte, vaid uurisime siis kõiki juhtkonna liikmeid ja täna ka siis natukene vaatame, et kas siis koolijuhtide ja teiste juhtkonna liikmete vahel siis paistab ka mingisuguseid erinevuseid. Aga esmalt siis kõigepealt, et mis need töönõudmised ja ressursid on, et kui me räägime sellistest töökeskkonna tingimustest, et kui töökeskkonna tingimused on inimese jaoks tasakaalust väljas, siis inimene reageerib neile kuidagi. Ehk et kui meil on näiteks palju töönõudmisi, siis selle tagajärjeks võib tekkida tööstress, töövõime võib langeda ja põhimõtteliselt lõpuks võib juhtuda ka niimoodi, et näiteks tekib läbipõlemine, inimene läheb töölt ära ja nii edasi. Vastupidi, kui meil on palju tööressursse või meil on ressursid, mis suudavad siis neid töönõudmisi tasakaalustada, siis ka mingisuguste keerulisemate ülesannete või raskemate perioodide ajal, kui on palju vaja teha, siis ma tegelikult tulen selles töökeskkonnas toime, sellepärast et see nii-öelda keskkond ise, kus ma töötan, toetab seda, et mul on võimalik seal nii-öelda ellu jääda. Ja Demeruti ja kolleegid on siis kunagi ammu teinud siis niisuguse asja nagu töönõudmiste ja ressursside mudel, mis siis hindabki neid erinevaid töövõime mõjureid, et saada aimu, et millised mõjurid siis soodustavad tööstressi ja läbipõlemist, ehk mis siis on need töönõudmised, mis seda
töökeskkonda tasakaalust välja jääb ja täpselt samamoodi, et mis on siis need ressursid, mis suurendavad tööle pühendumust ja mis aitavad siis tasakaalustada neid nõudmisi. Ja siin on ka siis antud töönõudmiste definitsioon, et siis selle teooria alusel või selle mudeli alusel siis töönõudmised on sellised füüsilised, sotsiaalsed või organisatoorset tööd mõjutavad tegurid, mis nõuavad pidevat füüsilist ja vaimset pingutust ja on siis seetõttu seostatud konkreetsete füsioloogiliste ja psühholoogiliste kuludega. Ehk et kui näiteks pidev töötempo on hästi kiire, et siis võib juhtuda, et näiteks selle tagajärjel üks moment inimene enam ei suuda sama efektiivselt tööd teha, kui võib-olla varem. Ja siis selle uuringu raames me uurisime siis kolme sorti töönõudmiseid: töökoormust, töötempot ja kognitiivset koormust. Et ma ei hakanud kõiki neid küsimusi, et need on siis koondtunnused, ma ei hakanud kõiki küsimusi siia välja tooma, sest neid oli päris palju. Aga noh, ma toon näitena, et töötempol me uurisimegi seda, et kas sa näiteks jõuad kõik tööd tähtaegselt ära teha või kognitiivse koormusel me küsisime seda, et kas näiteks sulle on nii-öelda peale pandud ootus, et pidevalt on vaja ideid genereerida, mingisuguseid lahendusi välja pakkuda, mingisuguseid nii-öelda tulekahjusid kustutada. Ja mis selgus, oli see, et erinevate siis ametikohtade vahel siin tegelikult statistilist olulist erinevust ei ole. Et kõige kõrgemalt hindavadki siis juhtkonna liikmeid just kognitiivseid nõudmisi, ehk siis need on nii-öelda kõige suuremad töönõudmised, millega nad siis peavad silmitsi seisma. Et kui töökoormus ja töötempo olid pigem sellised töönõudmised, kus keskmised hakkasid seal 3-ga ehk et olid enam-vähem mõõdukad, et siis kognitiivne koormus oli selline, kus siis juba nii-öelda anti kõrgemaid hinnanguid ehk et oli selgelt näha, et see on võib-olla töönõudmistest siis kõige suurem väljakutse kõikide juhtkonna liikmete jaoks, et seal siis ametite vahel erinevust väga ei olnud. Nüüd tööressursid on siis sellised füüsilised, psühholoogilised, sotsiaalsed või organisatoorsed tööd mõjutavad tegurid, mis siis võivad aidata kaasa tööeesmärkidele saavutamisele, võivad vähendada töönõuetega kaasnevat siis füsioloogilist, psühholoogilist kulu, see on see, millest ma rääkisin, et see nii-öelda tasakaaluefekti tekitamine või siis ergutada inimest kasvama, õppima ja arenema. Ja siin me uurisime siis kahte koondtunnust, et esimene oli siis töö väärtustamine ehk et küsimus sellest, et kas inimene, kes või see juhtkonna liige oma ametikohal, et kas ta tegelikult väärtustab seda, mida ta teeb, kas tema jaoks on tema töö oluline. Ja teine pool siis see, et kas tal on võimalik nendes küsimustes, mida talt oodatakse, kaasa rääkida, kas tal on võimalik otsustusprotsessidesse panustada ja nii edasi. Ja siin samamoodi siis skaala oli 1-5 nendel küsimustel. Ja kui me nüüd vaatame neid keskmisi, siis siin teatavad erinevused siis tööressursside puhul siiski on ja need on ka statistiliselt või statistiliselt olulised. Et kui me vaatame töö väärtustamise koondtunnuse siis keskmiseid, siis me näeme seda, et just õppekorraldusjuhtide puhul see keskmine on teistest erinev. Ehk et mingil põhjusel siis just õppekorraldusjuhid väärtustavad oma tööd vähem või õigemini siis väärtustavad erinevaid siis tööga seotud nagu tegureid vähem ja selle tagajärjel siis mingil põhjusel nad siis ei tunne võib-olla ka ühest küljest seda, et nad ise on tööl väärtustatud, aga seda, et nad siis selle tagajärjel tahaksid võib-olla näiteks rohkem ka sinna töökeskkonda panustada. Aga ja kui me vaatame ka mõjukust ehk siis seda, et kui palju on võimalik tegelikult siis nendel erinevatel juhtkonna liikmetel erinevaid siis kooliga seotud otsustusi või oma tööga seotud otsustusi mõjutada, et ka siin on näha, et õppekorraldusjuhtide keskmine on madalam, aga ka õppejuhtidel tegelikult see kipub olema madalam ja kui me võrdleme näiteks koolijuhte ja õppejuhte, et mis enne Eve ka ütles, et kuna nende valim oli sarnane, et siis nad on ka võrreldavad, et siis siin nagu on ka teatav vahe sees. Ja põhisõnumid ongi see, et nii töö väärtustamises kui mõjukuses ilmnesid ametite vahel statistiliselt olulised seosed ennekõike siis õppejuhtide ja teiste vahel. Võrreldes koolijuhtidega tunnevad õppejuhid mõnevõrra vähem, et neil on võimalik tööga seotud küsimusi mõjutada, et siin on siis toodud ka nende keskmiste võrdlused. Ja õppekorraldusjuhtidel on siis töö väärtustamisega seonduvaid väljakutseid siis enim. Et kui koolijuhtidel see oli näiteks 4 ümber, siis õppekorraldusjuhtidel on see 0,5 võrra väiksem. Siis uurisime ka inimestevahelisi suhteid.
ja siin on samamoodi välja toodud koondtunnused, et täpsemalt siis uurisime rolliselgust ehk et kuidas siis erinevad juhtkonna liikmed tajuvad, kas nende ameti ülesanded, ametikoht, roll on neile piisavalt selge, siis otsese juhi tuge ja tegelikult ka selle juhi kvaliteeti, ehk siis ühest küljest seda, et kas siis otsene juht peab oluliseks siis enda töötajaid toetada, aga teisest küljest, kas tal on ka see piisav kvaliteet olemas, ehk siis kas tal on piisav võimekus ja teadmised selle jaoks. siis seotus töökohal ehk et põhimõtteliselt küsimus, mis natukene võib-olla selle tööressurssidega ka seondub, ehk et kas tegelikult inimene tunneb, et ta on nii-öelda osa kollektiivist, osa sellest kogukonnast ja viimasena siis ka tööga rahulolu. ja siin võib-olla vajab täpsustamist, et kui me räägime otsesest juhist, et siis koolijuhtide puhul otsene juht on siis koolipidaja ehk et näiteks kohalike omavalitsuste puhul keegi vallavalitsuse või linnavalitsuse esindaja, vallavanem, linnapea ja riigi puhul siis see võib olla näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, erakoolide puhul siis me räägime nendest MTÜ-dest või sihtasutuste nõukogudest või seal siis, kuidas iganes on ära otsustatud, kes siis koolijuhi puhul seda otsese juhi suhet peab ja siis teiste juhtkonnaliikmete puhul me räägime siis ennekõike siis koolijuhist kui otsesest juhist. ja kui me siin neid tulemusi vaatame, et rolliselguse puhul me jätkame kohati sarnaste tulemustega, et õppekorraldusjuhid siin selgelt jälle ka paistavad välja, et õppekorraldusjuhtidel on enim küsimusi rolliselguse kohta, aga siin huvitaval kombel isegi statistiliselt olulist erinevust ei olnud, kus tekkis statistiliselt oluline erinevus, oli koolijuhtide ja huvijuhtide vahel ehk et ja siin ma tegelikult hakkasin mõtlema, kui ma Eve esitlust kuulsin, et huvijuhtidel, ma saan aru, oli suurim väljakutse ka autonoomsusega, et siis ka tegelikult need tööressursid ja nõudmiste küsimustiku andmed peegeldasid seda, et huvijuhtidel on selle rolli selgusega probleeme kohati ja kui me vaatame ka näiteks seotust töökohal, mis on siin kohe rolliselguse joonise all, et siis ka töökoha seotusega on just huvijuhtidel enim probleeme. nii et loomulikult need andmed ei võimalda põhjapanevaid järeldusi teha, et miks see täpselt nii on, aga näiteks kui ma mõtlen selle autonoomsuse küsimuse peale, et siis kohati huvijuhtide väljakutse võibki olla see, et nad võib-olla alati lõpuni ei tea, kust nii-öelda nende ülesannete piir läheb ehk et mille eest nad täpselt vastutavad ja teisest küljest võib-olla nende töö on kohati ka hektilisem just selle tõttu, et nende tööülesannete hulka võivad kuuluda nagu väga erinevad asjad ürituste korraldamisest õpilasesinduse nõustamiseni ja nii edasi, et see võib-olla stabiilsus seal ametikohal on täpselt samasugune erinevus. aga kui me läheme nüüd selle juhi kvaliteedi ehk siis selle otsese juhi kvaliteedi ja siis selle toe juurde, siis siin jällegi on näha teistsugune nii-öelda ilmne erinevus, et kui juhtkonnaliikmed, kes ei ole koolijuhid, pigem hindavad kas keskmiselt või kõrgelt juhi tuge ja juhi kvaliteeti, siis koolijuhid jällegi enda otsese juhi ehk siis kas kohaliku omavalitsuse või riigi või erakoolipidajaga on ilmselgelt oluliselt vähem rahul ja see tuli tegelikult, see on statistiliselt oluline erinevus esiteks, aga see tuli ka kõiki nii-öelda otsese juhi kvaliteeti ja tuge puudutavates küsimustes välja. ehk siis kõikide küsimuste puhul, kus me seda uurisime, oli selgelt näha erinevus, et just koolijuht on rohkem enda otsese juhiga hädas, kui seda hindavad siis ülejäänud juhtkonna liikmed oma otsese juhi puhul. mis justkui võiks siis näidata, eks ole, et koolijuht tegelikult oma juhtkonna juhina suudab tegelikult paremini toetada siis oma kolleege, kui koolijuhti ennast suudetakse siis pidaja poolt toetada. ja siit ka need põhisõnumid siis, et huvijuhtide selle nii-öelda sõnumi ma juba tõin välja. koolijuhtide rahulolu siis oma otsese juhi toa ja kvaliteediga on madalam kui teiste ametite rahulolu. aga ütleme, sihuke koondtunnusena nii-öelda tööga rahulolu kui selline, et kus küsitigi täpselt seda, et noh, kas ma olen siis oma tööga, eks ole, rahul niimoodi üldises pildis, et seal võiks öelda, et kõigil ametikohtadel on see mõõdukas, et seal siis tegelikult ametikohtade vahel erilist erinevust ei olnud, vähemalt mitte olulist erinevust. uurisime ka täpsemalt siis seda, et kuidas siis neid erinevaid kriteeriume või parameetreid, mis siis seda otsese juhi tuge puudutab, et kuidas siis seda erinevad osapooled näevad.
et siin samamoodi tuli jälle välja see siis, et koolijuhid hindavad enda otsese juhi teadmisi mõnevõrra madalamalt kui teised ametikandjad koolijuhi oma ja siin oli samamoodi, tuli see statistiliselt oluline erinevus välja. Ja koolijuhid hindavad otsese juhi poolt seatud ootuste selgust vähesemaks võrreldes teiste ametitega. Võib-olla natuke segane lause, aga mõte on siis selles, et kui koolijuhtide käest küsiti, et kas neil on selge, mida otsene juht temalt tema töökohas ootab, siis koolijuhid hindasid seda negatiivsemalt, ehk siis teised ametikandjad leidsid, et nemad saavad paremini või selgemalt aru, mis ootused neile ametikohal on loodud võrreldes siis koolijuhtidega. Ja kui vaadata seda, et ja me küsisime ka seda, et kui nii-öelda see ametikandja siis läheb oma otsese juhi käest mingit tuge küsima, et millistes küsimustes siis enim tuge saadakse, et ka siin on teatav erinevus, küll mitte väga suur ja oluline, aga siit on nii-öelda siis top 3 on nagu mõlema puhul välja toodud, et kui koolijuhid siis said oma otseselt juhilt enim tagasiside seoses materiaalsete ehk siis niisuguste rahaliste ja võib-olla mingite ressursside küsimustega abi, siis juriidilise poolega abi ja said ka moraalset tuge, et siis teistel ametikohtadel töötajad said siis koolijuhilt enim tuge kõigepealt nii-öelda moraalselt ehk siis mingi moraalne tugi, julgustus, mingisugune taoline asi, siis strateegilise planeerimise küsimustes ja siis ka materiaalse abiga. Siiski noh, tuleb nentida, et arvatavasti see on mõnevõrra ka loogilisem, et koolijuhtide puhul näiteks see juriidiline tugi on populaarsem või rohkem topis, sest vaevalt, et teistel ametikohtadel jällegi on nii palju koolijuhilt niisugust juriidilist abi või nõu küsida, et siin on ka nagu võib-olla natukene teatav rolli erinevus lihtsalt mängib ka rolli. Ja viimasena siis uurisime ka arenguvestluste kohta ehk et kõigepealt seda, et üleüldse, et millal viimati siis nendel erinevatel ametitel toimus oma otsese juhiga arenguvestlus, aga ka siis see, et milline see arenguvestluse tulemus oli. Ja kui vaadata tulemusi, siis siin on siis koondtabel selle kohta, et millal toimus siis teie ja teie vahetu juhi vahel viimane arenguvestlus. Et kui me seda graafikut vaatame, et siis me näeme tegelikult seda, et kõige võib-olla noh, ma ei teagi, kas on murettekitav, aga võib-olla selgelt, mis paistab välja, et mis puudutab õppekorraldusjuhte ja õppejuhte, et siis nende hulgas on enim neid, kuigi ma möönan, et õppekorraldusjuhtide valim on väga väike, et siit muidugi põhjapanevaid järeldusi teha ei saa. aga siiski nende kahe valimise seas on enim neid, kellel ei ole tegelikult mitte kunagi oma siis karjääride jooksul arenguvestlust toimunud. jällegi küsimusele, et miks on nende andmete põhjal keeruline või peaaegu võimatu vastata. minu enda võib-olla üks hüpoteesidest võib olla see, et kohati võib-olla arenguvestluse asemel tehakse mingisugused vestlused ja asjad ära muude nii-öelda tööülesannete käigus või kolleegid räägivad omavahel, küsivad nii-öelda üksteiselt möödudes või lõunalaua taga, eks ole, et kuidas sul läheb, aga noh, kindlasti see ei saa asendada, eks ole, niisugust arenguvestlust, kus päriselt siis pühendutakse nendele küsimustele. aga jah, et mingil põhjusel siis just õppejuhtide ja õppekorraldusjuhtide seas see paistab välja aga enamjaolt siis, kui vaadata nagu kõiki neid ametikandjaid, et siis ikkagi umbes aasta jooksul siis enamus ametikandjatel siis on olnud oma otsese juhiga mingit sorti arenguvestlus. ja uurisime ka siis seda, et mis seal arenguvestluse tulemus on. ja kui nüüd neid andmeid vaadata, et siis selgelt populaarseim arenguvestluse tulemus või see sagedasem arenguvestluse tulemus oli see, et vahetati omavahel informatsiooni. siin siis igaks juhuks ütlen, et oranžine on siis teised ametid ehk siis teised juhtkonna liikmed ja mis ta on, roheline või sinaks roheline on siis koolijuhid. et selgelt siis kõige populaarsem või kõige sagedasem tulemus oli see, et vahetati omavahel informatsiooni ja järgmised võib-olla populaarsuselt järgmised vastused siin natukene lähevad koolijuhtide ja teiste ametite vahel erineva, et koolijuhtide puhul on näha, et võib-olla ollakse kriitilisemad ehk et populaarsuselt teine vastus on see, et toimus lihtsalt tore vestlus ilma suurema eesmärgita. aga samas öeldi ka seda, et tulemuseks oli parem arusaam ootustest ja ettepanekutest mulle. kuigi, kui me nüüd võrdleme teiste ametitega, et siin on näha, et tegelikult siis teised ametid sagedasemini leiavad seda, et tulemuseks oli parem arusaam siis ootustest ja ettepanekutest tema tööle. ja siit siis ka põhisõnumid. et
et õppejuhtide ja õppekorraldusjuhtide seas on enim neid, kellega ei ole kunagi arenguvestlust otsese juhi poolt läbi viidud. Suurim arenguvestluse väljund on omavahel informatsiooni vahetamine, samuti parem arusaam ootustest. Aga jah, et koolijuhid siis kipuvad hindama arenguvestluse väljundit pessimistlikumalt, ehk siis neid nii-öelda vestlusi peetakse, aga nende hulgas on rohkem siis neid, kes leiavad, et see vestluse tulemus ei kanna eriti suurt eesmärki või suurt eesmärki. Ja enne kui ma aruteluks annan ka, et võib-olla tekkis küsimus selle kohta, et mis need tööressursid ja nõudmised siis ikkagi päris täpselt on, et paar aega tagasi kirjutasime selle kohta ka artikli, kus siis saab lähemalt lugeda ja tegelikult tutvuda ka eelmise koolijuhtide seas läbi viidud töönõudmiste ja ressursside uuringuga ka, kus neid küsimusi ja parameetreid tegelikult oli ka veidi rohkem, kui siin praegu jõudsin näidata. Aga nüüd, kui on küsimusi või mõtteid, siis palun. Minul hakkab mure õppejuhtide pärast. Tundus, et õppejuhid olid ka sellises turvas olukorras. Ja selles mõttes ma olen nõus, et kui me võtame siin näiteks võib-olla just need, mis puudutavad seda rolliselgust ja võib-olla ka tööga rahulolu, aga ka arenguvestlused. või siin ma ei mäleta, et siin ma peast nüüd küll ütlen, ma arvan, et siin ei olnud statistiliselt olulist erinevust koolijuhtide ja õppejuhtide vahel. No 4,3 ja 4, nojah, okei, jah, selles mõttes küll jah, jah, need ei kattu jah. aga ja, et jah, selles mõttes ma olen nagu nõus, et see, mis õppekorraldusjuhtidel olid negatiivsemad tulemused, siis õppejuhid ei olnud neist väga palju maas päris mitmes küsimuses. Näiteks see arengu toetamine kuidagi vaevama. Et võib-olla koolijuht ju peab õppejuhti tõenäoliselt oma koolis ikkagi selliseks paremaks käeks, aga ta unustab tema toetamise ära. Jah. Aga kas siin ei või olla ka see, et tegelikult peaks edasi vaatama, et kui kaua need õppejuhid ja näiteks ka need 5 õppekorraldusjuhti, kellega ei ole mitte kunagi peetud arenguvestlusi, kaua nad on ametis olnud, sest et nagu Eve ütles, et kui õppekorraldusjuhid võivad seostada meil näiteks riigigümnaasiumitega, siis meil ongi ju viimastel aastatel väga palju riigigümnaasiume avatud, on ju. Et võib-olla see on see üks. Ja küllap peabki, sellepärast, et kui samas vaadata nagu seda tulemuse graafikut, et siis tegelikult nii-öelda need teised juhtkonna liikmed ei vaata selle arenguvestluse tulemusele nagu sugugi negatiivselt või sest et meil üks valik oli ju ka see, vaatame, kus ta siin on, et vestlusest jäi mulje, et juht hindab vestlust kui pelgalt seadusest tulenevat kohustust, et selle variandi valis juhtkonna liikmete seast ainult 2% vastajatest, et koolijuhtidel oli jälle see suurem, et jah, et võib-olla tõesti tulebki vaadata täpsemalt ja selgemalt sinna sisse, et mis see taust on ja et kas see on staažiga seotud või on see mingisuguse muu parameetriga seotud. Nii, aga siis vist on järgmine teema. Nii, tere kõigile, mina liitun siit Zoomi poolt. Olen Lisette ja tutvustan teile siis juhtide teadus- ja tõenduspõhiseid hoiakuid ja praktikat, mis tulemusi me siis leidsime. Aga esimesena vaatame korraks, tuletame meelde seda, mis see teaduspõhine ja tõenduspõhine juhtimine on. Et lühidalt kokkuvõttes see tõenduspõhine juhtimine viitab sellele, et meie otsused põhinevad laiemalt siis teadusuuringutel ja teaduslikel teooriatel, mida me siis rakendame üldiselt sellise hariduse või juhtimise kontekstis. Ja tõenduspõhine juhtimine keskendub siis konkreetsetele praktilistele tõenditele, no näiteks meie andmetele, uuringu tulemustele ja nende põhjal tehtud otsustele siis kindlates olukordades või siis organisatsioonides. Et selline üldine taust. Aga miks see teema siis on meil aktuaalne? On see, et me tegelikult näeme seda, et haridusasutuste selline järjest komplekssem keskkond nõuab juhtidelt rohkem kui lihtsalt sellist administreerimist. Et see peab olema selline strateegiline mõtlemine, süsteemne andmekasutus otsuste langetamisel, protsesside monitoorimisel ja et me suudaksime juhtida siis selliseid professionaalset õppimist.
aga Rääk ja Eisenschmidt 2025 uuringus tuli ka välja see, et tegelikult see praktika koolides viitab aga sellele, et sellistele poliitiliste ootuste ja tõenduspõhise juhtimise tegeliku rakendamisel võib esineda mõningaid vastuolusid. Ja rahvusvahelised uuringud on siis ka leidnud seda, et koolijuhtide uskumused, väärtushinnangud ja suhtumine mängivad väga suurt rolli sellest, et kas me seda teaduspõhist juhtimist rakendame ja kas see meie koolis juurdub. ning on leitud ka seda, et kui isegi meil on andmeid, mida kasutada, mida analüüsida, siis see ei tähenda, et me päriselt neid sisuliselt ja sihipäraselt oskame kasutada või tahame kasutada. Ning seetõttu võtsime aluseks Puske ja Slatin-Ronskaja küsitluse, kus nad uurisid ja neid sarnaseid väiteid ning me võtsime samamoodi, et esimesena me tahtsime teada, et milline on see suhtumine teadusesse, akadeemilise maailma teaduslikesse soovitustesse. Teisena, et kuidas tehakse tõenduspõhist koostööd, et kas kaasatakse eksperte, üliõpilasi, akadeemiat. Ja kolmandana, et kooliväliste ja sisemiste andmete kasutamist otsuste tegemistel ja muutuste planeerimisel. See oli siis, selleks tuli meil 3 faktorit. Esimene, näiteks siin küsisime teie käest, et ma ei usalda teaduslikke uuringuid, sest neid ei saa praktikas kasutada. Kui kõrget ma seda hindan, kas ma olen nõus sellega või mitte. Ekspertide kaasamine, et näiteks selleks, et langetada parimaid otsuseid, võtan ühendust vastavate valdkonna teadlastega. Kolmandas oli siis see muutuste planeerimisel tõendite kasutamine, kontekstiga arvestamine. Et näiteks, et enne kui ma hakkan koolis rakendama mõnes teises koolis kasutusel olevat meetodit, tööprotsessi, siis ma hindan, kas meie koolide näiteks üldised taustategurid on näiteks võrreldavad ja ma kogun eelnevalt teavet selle kohta ja analüüsin tulemusi. Ja kui neid 3 siis faktorit eraldi vaadata, siis tuli selliseid põnevaid asju, et skeptilisuse osas leidsime, et koolijuht ja muu ametigrupp erineb, õppejuht ja muu ametigrupp erineb statistiliselt oluliselt ja arendusjuht ja muu siis grupp taaskord erineb. Ehk siis muu ametigrupp oli märkimisväärselt skeptilisem kui kõik teised. Siis ekspertide kaasamise osas oli jällegi see, et me nägime, et koolijuht ja õppekorraldusjuhi vahel olid olulised erinevused, õppejuhi ja õppekorraldusjuhi vahel, õppekorraldusjuhi ja arendusjuhi vahel, õppekorraldus ja haridustehnoloogi vahel. Ehk siis siit saab seda tegelikult välja lugeda, et õppekorraldusjuhid hindasid seda ekspertide kaasamist oluliselt madalamalt kui teised juhtkonna liikmed. Et see oli siis siit oluline erinevus. Aga muutuste planeerimisel siin taaskord kooli ja huvijuhid erinesid, koolijuhid erinesid huvijuhtidega, koolijuht ja haridustehnoloog, koolijuht ja muu grupp, jälle statistiliselt oluline erinevus siin, siis õppejuht ja huvijuht, õppejuht ja haridustehnoloog. Ehk siis mida me nägime seda, et koolijuhid ja õppejuhid hindasid siis muutuste planeerimist taaskord oluliselt kõrgemalt, kui seda tegid siis huvijuhid, haridustehnoloogid või muu ametigrupp tegelikult. Järgmisena vaatasime, kas need hinnangud nendele 3 faktorile ka koolitüüpide kaupa kuidagi erinevad. Ja tuli välja, et tegelikult ühtegi statistiliselt olulist erinevust ei ole sellest, kas töötatakse algkoolis või riigigümnaasiumis. Et siin ei saa tuua välja ühtegi olulist erinevust. Et me saame küll öelda, et me näeme siin, et skeptilisus nii lasteaias kui riigigümnaasiumis hinnati 1,74-ga, et need tegelikult kõik on hästi sarnased ja me ei saa siit midagi muud hetkel järeldada. Kui me vaatame siis haridustasemete kaupa, siis siin me leidsime natukene rohkem erinevusi. Et me saame öelda seda, et doktorikraadiga juhtkonna liikmed on keskmiselt kõige vähem skeptilised, aga see ei ole siiski statistiliselt oluline. Aga mis on oluline, on see, et magistrikraadiga juhtkonna liikmed
hindasid oma skeptilisust tegelikult oluliselt madalamalt siis teaduse ja tõendite osas, kui siis seda tegid näiteks rakenduskõrgharidusega juhtkonna liikmed. Või siis ka magistrikraadiga juhtkonna liikmed hindavad ka muutuste planeerimist oluliselt kõrgemalt, kui seda tegid siis rakenduskõrghariduse või keskharidusega juhid, juhtkonna liikmed siis. Ja bakalaureusekraadiga juhtkonna liikmed samuti hindasid seda muutuste juhtimist oluliselt kõrgemalt, kui seda tegid siis rakenduskõrgharidusega juhtkonna liikmed. Ja mida veel saab võib-olla välja tuua seda, et ekspertide kaasamise osas ei olnud mitte ühtegi olulist erinevust haridustasemete vahel. Et olulised erinevused olid siis skeptilisuse ja muutuste planeerimise vahel. Ehk siis kõrgharidusega juhtkonna liikmed on rohkem orienteeritud muutuste süsteemsele planeerimisele. Ja saame edasi minna. Siis ma vaatasin, kas need 3 faktorit on kuidagi seotud ka teiste uuringu tulemustega. Ma leidsin, et ka baasvajaduste rahuldatusega nad lähevad väga hästi kokku. Ehk siis muutuste planeerimine ja eksperti kaasamine on tegelikult väga positiivselt seotud omavahel siis ja see leidsime seda, et juhtkonna liikmed, kes hindasid muutuste planeerimist ehk siis andmete kasutamist kõrgemalt, hindasid ka kõigi 3 baasvajaduste rahuldatuse tundmist kõrgemalt, rahuldatus siis kõrgemalt. Ja juhtkonna liikmed, kes hindasid kõrgemalt ka seda ekspertide kaasamist, hindasid ka oma autonoomsusvajaduse rahuldatust kõrgemalt. Ja siin tuli ka välja see, et need juhtkonna liikmed, kes olid pigem skeptilisemad teaduse ja teaduslike soovituste suhtes, hindasid ka omakorda madalamalt oma autonoomsus, seotus ja kompetentsusvajaduse rahuldatust. Et skeptilisus oli negatiivselt siis tegelikult seotud väga tugevalt sellega, et kuidas nad oma baasvajaduste rahuldatust hindavad. Siis leidsin ka seoseid, et mida skeptilisem on juht, seda vähem rahul ta tegelikult on oma tööga. Ja juhtkonna liige, kes kaasab ekspertotsuste tegemistesse, tajub ka tegelikult sellist suuremat tööga seostuvat rahulolu. Ning juhtkonna liikmed, kes süsteemselt planeerivad muutusi, arvestavad kontekstiga, hindavad taaskord samamoodi oma töö rahulolu kõrgemalt. Et ka siin olid väga põnevad ja huvitavad seosed minu jaoks. Ma loodan, et teie jaoks ka. Järgmisena vaatasin eraldi skeptilisust, millega ta veel seostub. Ja tegelikult ta seostub madalama töö väärtustamise ja mõjukuse tajuga. Samuti organisatsiooniliste tegurite lõikes tuli negatiivne seos välja just rolli selguse ja juhi sotsiaalse toe suhtes. Et taaskord on näha, et mida skeptilisem on juht, ka seda madalamad on just need aspektid tema jaoks. Kuidas ta neid siis tajub. Siis vaatasin, kuidas ekspertide kaasamise seosed on siis seotud. Ja siin taaskord see töö väärtustamine tuli välja ja mõjukuse tajumine. Ehk siis, mida rohkem ma tegelikult teen koostööd, kaasan ülikooli, üliõpilasi, oma ala eksperte, seda rohkem ma tegelikult väärtustan oma tööd ja tajun oma töö mõjukust. Ja samamoodi nemad tundsid ka seda rolliselgust, juhi kvaliteedi, sihiseade, õppekava arenduse, väliskeskkonna, sisekeskkonna toetust palju paremini. Ja ilmnes ka mõõdukas seos siis niisuguse professionaalse arengu toetamisega. Et mida rohkem ma siis tegelikult olen valmis kaasama ja tahan kaasata, siis ka seda rohkem ma tegelikult tunnen ka üldiselt sellist positiivset ja mõnusat keskkonda oma koolis. Ja suudan siis, jah, lähme edasi. Võime edasi minna küll, tuli uus slaid. Siis vaatasin 3. faktori, muutuste planeerimise seoseid teiste teemadega. Ja siin taaskord tuli seos mõjukuse tajumise ja töö väärtustamisega. Ehk siis mida rohkem ma taaskord otsin andmeid, vaatan, võrdlen konteksti, seda rohkem ma tajun oma töö mõjukust ja töö väärtustamist. Aga see võib olla ka vastupidi. Ehk siin on see, et ma ei saa öelda, et see mõjutab seda või see mõjutab teist. Ehk võib olla ka see, et kui ma tajun oma tööd mõjukalt, et mõjukus, ehk siis ma väärtustan seda, siis ma võib-olla ka otsin rohkem andmeid ja tahan teada. Ehk siis see mõlemat pidi, et ma ei tea, mis pidi see seos hetkel veel on.
ja siin oli ka näha, et seosed on rolli selguse, juhi kvaliteedi, sihiseade, õppekava arenduse, professionaalse arengu toetamise, sisekeskkonna ja väliskeskkonna näitajatega, et väga palju erinevaid seoseid tegelikult tuli välja, et neid tasub kindlasti edasi veel uurida ja vaadata. Aga põhisõnumid, mis ma tahan, et võib-olla kõlama jääksid, on see, et me näeme seda, et kõrge skeptilisus on seotud meil väiksema koostöövalmiduse, usaldusega siis teadusliku teadmise vastu ja sellise mõjukusega. Ja ekspertide kaasamine peegeldab tegelikult seda koostööd juhtimispraktikaid ja on kuidagimoodi seotud siis tegelikult selle töö tähenduslikkuse, mõjukuse ja toimiva organisatsiooni kultuuriga ning ka selline süsteemne muutuste planeerimine on siis selline positiivne näitaja, mis on seotud siis positiivselt juhtimise kvaliteedi ja selle sisekeskkonna rolli selguse ja professionaalse arengu toetamisega. Järgmisel slaidil on veel mõned sõnumid, et see tõenduspõhine juhtimine, taaskord tuleb välja see, et ei sõltu meie teadmistest, oskustest ainult, vaid ka meie hoiakutest, koolikultuurist ja juhtide tunnetatud mõjust oma tööle. ja, ja kui juht, ükskõik mis juhtkonna liige sa oled, kui sa oma ametipositsioonil tunned seda, et sa kasutad, kaasad teisi, mõtled läbi, mida sa ellu viid, siis tegelikult see loob eelduse selliseks teadlikuks ja arengut toetavalt juhtimiseks. ja, ja võib-olla oluline mõte on see ka, et skeptilisus ei ole meil lihtsalt teadmiste puudus, vaid tihti ka selline usalduse, tähenduslikkuse ja kogemuse puudus, sellise positiivse kogemuse puudus. Ehk siis tegelikult, mida rohkem meil on võimalust teadlaste ja praktikute vahel teha koostööd ja olla partnerid kooli arenduses, seda kergemini me tegelikult seda skeptilisust saame murda ja luua tegelikult sellist head positiivset kogemust ja näha, et tegelikult teadus ja praktika saavad käia väga mõnusasti käsikäes ja teha nii omavahel koostööd. Ja väikene niisugune reklaamiminut võib-olla siia sisse, et tegelikult üks asi on see, et jah, mul peab olema tähenduslikkus, usaldus ja kogemus, aga samas mul peavad ka olema need oskused, kuidas neid andmeid analüüsida, nendega toimetada. Siis on väga tore andmekirjaoskuse programm, arendamise programm, mida andmed räägivad ja kindlasti tasub seda uurida ja vaadata, et see on just mõeldud kooli ja ka lasteaiajuhtidele või siis ka tiimidele, datatiimidele koolides ja lasteaedades, kes hakkavad andmetega tegelema või juba tegutsevad, et neid oskusi lihvida ja arendada. Aga ma tänan kuulamast ja kui on küsimusi ja mõtteid, siis ootan väga jagama. Ja Merlin ütleb, et väga huvitavad seosed. Seoseid oli tõesti palju. Selles osas minu meelest küsitletute grupp läheb nii hajali, ükskõik, kas me mõtleme seda haridustaset või missugune roll on või kuidas nad oma vastutust tunnevad, et mul on tunne lihtsalt, et ma ei ole nagu nendes lõpuüldistustes, need ei aita mind. Ja noh, arv on ka erinev, mõnda on ainult 6 inimest ja tegelikult nagu sealt ei anna võib-olla niisugust üldistust teha. Et võib-olla no juhtide pealt, konkreetsete juhtide pealt on võib-olla kõige lihtsam teha mingisugust üldistust, et võib-olla peaks suuremaid gruppe nagu eraldi vaatama. Tegelikult Lisette oma magistritöös vaataski, jättiski kõrvale need väiksemad grupid ja siis vaatas seal koolijuhte ja õppejuhte täpsemalt. Et kui huvitab selline suurte gruppide võrdlus, siis saab Lisette magistritööga tutvuda, mis veel ei ole vist üles pandud, aga me saame hiljem siia slaididele juurde lisada lingi, et seda. Jah. Magistritööd, mis on enda andmetega hästi. Just, et me paneme kodulehele siis Lisette magistritöö, kus seda teemat on siis veel lähemalt uuritud ja seal on võetud konkreetsed õppejuhid ja koolijuhid siis vaatluse alla, et siis saab sealt suuri gruppe ja nende võrdlusi vaadata.
ja et sealt näiteks ma võin tuua väikese näite seda, et kui vaatasin kooli õppejuhte ja proovisin nende omavahelisi erinevusi leida, siis tegelikult neid ei tulnud välja, vaid hoopis joonistusid 4 profiili, kus kõikides oli nii kooli kui õppejuhte. Ehk siis ma vaatlesin neid profiilide kaupa. aga siis sõna Evele. jah, mitte nüüd nii väga sõna. võime kaamerat veel siiapoole keerata. aga et meil ikkagi natukene veel arutelu aega oleks ja võib-olla ka selle mõttega, mis suunas analüüse edasi veel teha ja no midagi ju kõlaski, et kes siin veel kas oma doktoritöö või mingi muu uuringu raames ju läheb hoopis noh, veel vaatama igasuguseid seosesuundasid ja võib-olla mingite veel teiste aspektidega seoses, aga et üldsegi, et mis suunas veel nagu sõnumitega edasi liikuda ja üks asi, mis me veel oleme planeerinud, et sügisest tuleks selline õpetajate lehe selliste artiklite sari, kus siis oleks ka lihtsate sõnumitega need teemad nagu avatud. aga et siis 4 teemat oli täna siis põhiliselt vaatluse all juhtimisviisid, põgusalt siis psühholoogilised baasvajadused, tööga seotud väljakutsed, ressursid juba oluliselt tuumakamalt ja siis teadus- ja tõenduspõhisus. et mis küsimusi või mõtteid veel tekib, millega me võiksime edasi töötada ja võib-olla ka mingeid ideid, et kus ja mida veel korraldades, meile tundus, et nii suur töö on ära tehtud ja see on ju tõesti muljetavaldav, nagu me eilegi korra kordasime, et kui kunagi alustatud 29 koolist on valimisse jõudnud 133, et siis see on ikkagi nagu väga suur hulk koole, kes selle uuringuga on osalenud või selle monitooringuga või kooliuuringuga ja juhte ju ka ikkagi esimest korda siis viisime juhtide küsitluse läbi. nii, aga olge head. 2 päeva pealt kokku ma ütleksin ka, et andmete hulk on suur. Ja kui nüüd oli nagu üldisem vaade, siis mind huvitab just see, mis detailidesse läheb, et kui on kas profiilide kaupa või mingid asjad, et mis pakuvad rohkem. Eilset ma vaatasin ka internetis ja sealt tekkis mul küsimus nende vähese koormusega õpetajate puhul. Et ma olen ise ka osalise koormusega koolis töötanud ja kui neid nagu eraldi vaadata, kui palju neid märgatakse. ja mida nemad. ja mida see osaline koormus tähendab. Riigigümnaasiumis võib-olla ta tuleb nii-öelda külalislektorina ja ta ei olegi rohkem kui mingi tsükli ja siis on ta läinud. Et kas neid oli ka või põhikooli osas tal ei tule ühest koolist koormust välja ja tal on mitmes koolis koormus. See on huvitav tõstatus juba selles mõttes, et kui mõelda selle peale, et näiteks selle osalise koormusega õpetaja puhul kas võib juhtuda, et kui ta näiteks töötab 2 asutuses. võtan ära jagamise. Et siis näiteks võib juhtuda niimoodi, et tegelikult mõlema asutuse õppejuht või koolijuht loodab teise asutuse peale professionaalse arengu tagamisel või vastupidi, et kui nad töötab põhimõtteliselt ju 2 erinevas töökeskkonnas, et kuidas see mõjutab näiteks professionaalset arengut. selles mõttes see on tõesti huvitav. Minu endale tundus väga huvitav asi, kui ma vaatasin neid muid juhtkonna liikmeid, et mille siis nii-öelda koolid olid üles andnud, et see tekitas väga huvitava profiili, et seal moodi seas oli koolijuht ja väga erinevaid nagu taustasid. Et mina hakkasin kohe mõtlema selle peale, et võib-olla peaks üldse uurima, et kes meil need koolijuhtkonnad Eesti koolides üldse on, sest et see muude osakaal oli päris suur, 131 122 üle 400, eks, et see tegelikult on nagu päris suur osakaal ja nagu oli näha, siis ju kui sealt tekib ka statistiliselt oluliselt erinevus. no ja seal olid need EFK-d ja sotsiaalpedagoogid ja juhtõpetajad ja nii edasi. jah, aga aga jah, võib-olla see sinu küsimuse püstitus on päris huvitav, et kuidas siis nähakse juhtkonda koolis. jah, et. ma ei vaadanud, kuidas on kodulehel märgid, kes on juhtkonna liikmed ja kuidas vastajad olid, et minu jaoks on ka juhtkonna liikmed on tõesti kodulehel väga erinevad.
ja et ilmselt kool sai ise valida, keda ta jah, koolijuht ta ei pane pidi edasi saatma. tõenäoliselt on ainult riigigümnaasiumites, et mõned võib-olla suurtes ka veel. Aga kas kõik olid? ja no ja meie kogemus ikkagi just nimelt võib-olla eelkõige nagu riigigümnaasiumite kultuurist on, et tegelikult juhtkonna moodustavad ju sellised juhtõpetajad, aga need olid seal vist selle muu all, eks ju, et jah. Ja näiteks see keskharidus mind hämmastas tegelikult eile ka, et mis rollis juhtkonnas on need keskharidused. Et kust nad sinna said? Nojah. Nojah, nad saavad olla kõik muu peale koolijuhi ja õppejuhi. Kellel on kvalifikatsiooninõuded ikka väga selged, eks ju. See hariduskorraldus juht. Õppekorraldus, jah. Et kuidas tegelikult tema rollitunnetus seostub sellega, kui koolis on palju osakoormusega inimesi. Et siis on võib-olla tal seda korraldamisprobleeme rohkem või teine, kuidas õppekeel korraldab, et kas see on tsikliõpe või et siis võib-olla ta ei leiagi endal muud vastutust kui nii-öelda tunniplaani ja õpetajate selle töö korraldamine. Ja mul praegu hakkab kohe eriti nagu huvi tekkima selles osas, et kuidas siis ikkagi nähakse, kes on juhtkond ja mis roll sellel juhtkonnal siis on ka sellise jagatud juhtimise kontekstis, mida me ju hästi kuidagi ju nagu püüame nagu sellist kultuuri kujundada. Mõni põnev teema, mille üle nagu mõelda. No igatahes mul on jälle täna samasugune tunne, et mis me selle põhjaliku ettevalmistusega küll peale hakkame, me peame tegema, kui eile oli see premeer, siis nüüd kuskil peavad need järgmised etteastmed tulema. Võib-olla peab ka selle tuuri tegema suvel. Harjunud juba iga päev tegema. Jaa, aga olgu, kui Zoomi poolt ei ole kommentaare või mõtteid, siis aitäh kaasa kajamast ja Merlinile aitäh, kes innustab meid ikkagi, et küll me oleme ikkagi nagu kõvasti tööd teinud. Aitäh